No tegelikult revisjon on ju täiesti võimalik, et neid küsimusi küsida, kui me mõtleme näiteks Eesti peale, siis on ju kogu aeg võimalik ja õigus muutub palavikulise kiirusega, nii et samamoodi ka igasugused piirava olemusega reeglid. Et eks see sõltub ikkagi sellest, et milline on siis ühiskondlik tellimus või poliitiline tahe, et miks näiteks, ma ei tea, Eestis lennujaamas turvakontrolli läbimine lihtsamaks ei lähe. See ei sõltu meist. Meie võime seda muuta, aga siis lihtsalt ei ole võimalik siit kuhugi lennata. Kui see meist sõltuks, võib-olla oleks seda ka lõdvendatud. Ma ei tea. Et mitmesuguste muude piiravate meetmete juures, et pigem on olnud ühiskonnas siiski aktsepteerimine, et need asjad on olemas või et mingisugused meetmeid ka nagu juurde tuleb. Nüüd käib praegu debatt selle üle, et kas kiiruskaamerad võiksid ka keskmist kiirust mõõta, ehk siis, et see jälgimine siis või siis turvalisusmeede kasvada varasemaga võrreldes. Mingi hetk tagasi tulid liikuvad mobiilsed kiiruskaamerad või anti kohaliku omavalitsusele võimalus rakendada kiiruskaameraid linnades. Maanteel nad juba käisid, aga linnas ei olnud võimalik kasutada. Et sisuliselt Maanteeametil ei olnud linnaliikluses asja, kohalik omavalitsus midagi teha ei tohtinud. Tükk aeg oli siin niisugune nagu limbo. Tuli, on siis keegi sellest hirmsasti kannatanud või sellele midagi nagu vastu öelnud. Tegelikult paistab, et inimesed on sellega nagu suhteliselt rahulikult leppinud. Mina ei näe siin mingisugust tohutut hirmu, eks ole, et on ka neid apologeete, kes räägivad, et kuidas nüüd ongi kõik, me anname järjest jupi haaval oma väga olulisi vabadusi käest. Ma arvan, et see on täiesti põhjendamatu inimeste hirmutamine ja mingisuguseid niisuguseid olulisi vabadusi me endal siin käest andnud ega andmas ei ole.